Amen. Laulda talle. Valada oma süda tema ette. Amen. Halleluuja. Jumal otsib selliseid, kes teda tões südamest kummardavad. Amen. Millised Jumal otsib? Täpselt sellised, nagu meie oleme, kes oma südamed temale välja valavad. Amen. Halleluuja. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Austame sind. Isa, me täname, see on imeline privileeg sind kiita, austada, ülistada siin paigas. Halleluuja. Me Jumal on tõesti imeline, Jumal on tõesti auline ja väeline. Amen. Halleluuja. Mul on hea meel, ma täna tulin. Halleluuja. Amen. Halleluuja. Teenime vägede Jumalat. Amen. Jumal otsib sellised inimesed, kes oma südamed on talle andnud. Ta otsib selliseid. Ta otsib inimesi, kelle süda kuulub talle. Amen. Tead, mis on põnev asi sellest, kui Jumal pole meie südant, tegelikult tal ei ole meid. Amen. Jumal tahab oma lapsi, ta tahab meie südameid. Halleluuja. Ja me tahangi vaadata täna natuke, tuletada meelde, julgustada meid veel rohkem pühenduma oma südameid Jumalale ja vaatame meie südameid. Sest vaata, Jumala sõna ütleb meile, et Jumala silmad uitavad mööda maad, otsides millised inimesi, kes siira südamega otsivad, hoiavad tema poole. Amen. Ja seda enam, mõni mõtleb, mul juba on, ma julgustan veel enam anda kogu oma süda Jumalale. Amen. Tihtipeale me otsime, et me ei valva, et mida rohkem ma nüüd üritan elada seda tehniliselt püha elu, kõike seada korda. See on hea ja see on vajalik. Aga sellest pole kasu, kui meie süda ei ole Jumala oma. Amen. Ma tahangi, me läheme vaatame siis, mul on peal küll sinu süda või siis meie süda. Ja päris alguses, tegelikult ma mõtlen inimkonna puhul, ma ütlen, et vaene Jumal, ma ei tahaks öelda kunagi, et vaene Jumal, aga tegelikult inimene on Jumalat päris palju kurvastanud. Amen. Ja ma ei tea, kui palju nüüd tänapäeval, aga meie, kui tema lastena peaksime eriti valvama oma südamed, me südame tuleks, Jumal, minu süda on sinule. Ma olen eksinud ja esimene asi me parandame meelt, Jumal, mis iganes, et järjest rohkem peaks elu edasi minema, et vähem eksime Jumala vastu. Ja vaata, Piibel ütleb ka, õige inimese, kust kohast tuleb palve? Südamest tuleb talved, et mida? Suure väe kätte saadavaks. Samas me ei tohi unustada, mõned ma palvetasin seda täiesti südamest. Me peame ka valvama, et meie süda läks kokku Jumala südamega. Kas ta ei ütle, et Jeesus ütles, kui te jääte minusse, minu sõnad jäävad teisse, siis paluge Isalt, mida iganes te tahate ja ta annab teile selle kõik. Amen. Ja mida rohkem me käime koos Jumalaga, mida rohkem oleme Jumalaga, seda rohkem me saame nägema Jumala väge. Aga kui sa vaatad päris algusest ma mõtlen, miks, vaata üks asi oli see, et tänu Jumalale Jeesusest, tänu Jumalale selle väes, selle õigus, mis meile kuulub. Aga me peame vaatama, miks Jumal hävitas Soodoma Gomorra, miks ta hävitas tegelikult esimest korda veeuplusega maa. Üks põhjus, miks ta selle kõik hävitas, oli see, et inimese südamed olid millised? Kurjad. Kui teeme hämmastab sellest, kui kiiresti inimese süda läks kurjaks. See on see näite, et Piibel ütleb, hoia oma, mida? Südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Ja miks ma seda räägin? Jumal tahab meie südant. Ta ütles, et Taavet oli milline mees? Jumala südamärgi mees. Sest kui Taavet nägi ükskõik mida, ta oli Jumalal haiget, mida iganes, tema esimene eesmärk oli mida? Oma elu korda saada, hoida seda võitmist, hoida kontakti, hoida seda suhet Jumalaga nii lähedane kui vähegi võimalik. Amen. Sest Iisrael läks ära Jumalast alati selle, mille südame kanguse pärast. Ja mõni mõtleb, ma loodan, et ma usun, et siin keegi ei mõtle, ma usun, et südamed on head, aga Jumal tuletab meelde, et me veel enam oma südamed talle annaksime. Sest et kui me ei valva oma südameid, siis, kui ma ütlen, me peame kaitsma valvama südamed kogu aeg.
Sest kui me seda ei tee, siis keegi teine tahab meid Jumala juurest ära viia. Kes see on? See on meie vaenlane kurat. Ja ma ütlen ausalt, miks ma seda räägin ja piibel ütleb, ma näen seda piibel hoia oma südant, kuidas? Enam kui kõiki muud me tuleb hovida. Tuleb alati kaitsta, mitte miski muu ei saaks sinu südames kohta, kui ainult Jumalaks koht. Sest kui palju ma olen inimestega olnud koos omal ajal 90-ndatel tuttavate asjaga, me oleme inimestega ülistanud koos Jumalat. Me oleme vaimus tantsinud, me oleme vaimus naernud, me oleme pikali kukkud vaimu läbi, me oleme näinud seda kõike. Inimene mulle silma sisse vaad, me oleme rääkinud, mitte eales, mitte kunagi ma ei keera Jumalale selga. Ma olen nõus surema. Ja ta ütlen ausalt, ta rääkis absoluutselt tõtt mulle tol momendil. Ja ta mõtles igat sõna, mida ta ütles ja ta oli kõige siiram. Aga tänapäeval see inimene ei taha Jumalast midagi kuulda. Mis juhtus? Ta süda läks kõvamaks ja kõvemaks ja kõvemaks ja kõvemaks, kuni Jumal enam ei mahu sinna sisse. Ma tean ise, miks ma seda räägin? Mina olen olnud eemal Jumalast. Ma ei räägi seda uhkusega mingisugune, näed, ma läksin, tulin. Ei, see oli tegelikult suur kahetsus minu elus, ma Jumalast eemale läksin. Ja juhtus samamoodi, see juhtunud üle öö. Läks samm haaval, kuni mõni aasta hiljem, ma ei võtta täna piiblik ette, ma enam ei lugenud. Ei tea, mis oli kõige kurvem mõte, mis mul peas oli. Aga minuga on kõik hästi. Ja ma lõpuks õppisin, ma olen nii petetud, kui petetud, minuga ei olnud kõik hästi. Sest tihti peal petetud inimesed ei tea, et nad on petetud enne, kui tuleb tõde, mis seda valgustab. Kas pole niimoodi? Ja ainuke asi, mis on, Jumala sõna on see tõde, mis alati valgub, me peame avatud olema Jumala sõnale. Ja iga kord, kui mina näen sõnast, ma olen teinud, Jumal, anna mulle andeks parandada, aita mul minna seda õiget teed, aita mul. Ja tead, mis on kõige huvitav? Jumal aitabki kogu aeg. Ja Jumal taastabki kogu aeg. Jumal, nagu ta taastas Iisraeli kogu aeg, ta tõi kogu aeg tagasi ta vangipõlest, ta kogu aeg haitas ja kaitses. Kui nad pöördusid jälle südamest Jumala poole. Aga mina mõtlen, et hoiame kogu aeg südant, hoiame, kaitseme kogu aeg südant. Hoiame teda kogu aeg tugevalt, et me ei peaks minema. Ma ei taha, et mitte keegi läks sellest kogemusest läbi, millest ma läbi läksin, et heematudes Jumalast ja kogedes seda kurja, mis siin maailmas on. Ja tead, mis on kõige huvitavam selle juures? Ma olen olnud eemal Jumalast. Ma olen olnud Jumala juures. Ma olen olnud eemal Jumalast, ma olen olnud Jumala juures ja iga kord on Jumala juures palju parem. Jumalaga koos on palju parem. Aga üks asi, mis ma olen õppinud selle kõige juures, kui Jumalal pole minu südant, ei ole Jumalal mind. Kas mitte Jeesus ei öelnud ka meile, seal, kus on su varandus, seal on su süda. Järelikult need, mis on sulle kõige tähtsam, seal on su süda. Ja kui meie varandus ja kõik ei ole Jumala juures, siis Jumal pole kõige tähtsam tegelikult meie elus. Amen. Ja vaata, see ütleb, et vaata, Jumal ütleb, Jehova nägi, et inimene kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksna kurjad. Ja esimeses Mooses 6.6 ta jõuab ja siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Kui teate, inimesed panid Jumala südame valutama. Lihtsalt sellepärast, et südame mõtted. Ja me ei tea, tegelikult, ma mõtlen tegelikult, mitte kuskile kirjelda, mida inimesed tegid siis Noa päevil. Me teame, et Piibel ütleb, lõpuajad saavad olema nagu Noa päevil. Inimesed söövad, joovad, võtavad naislevad mehele, sünnitavad lapsi, elavad iga päev. Niimoodi kirjutab Thessalonika kirjas. Kas on siis Jumala selja keeled, aga mis iganes seal toimus, see oli nii kurjaks läinud, et Jumal ütles Noale, kui te ütles Noale, ehita laev, sest ma kavatsen selle maa ära hävitada. Ja kui te mõtlen Noa südant jälle teistpidi, ma mõtlen Noa südant selle kõige juures. Ta kuulis Jumalalt, ta hakkas ehitama, Jumal ütles mida? Vihma hakkab sadama. Ta ütleb, midagi juhtub, mida mitte keegi, mitte kunagi polnud tolle aja kohta näinud. Me ütleb, vihma sadama, sa oled silmad kinni, ükskõik mis une pealt vihma saab, sul pole isegi vaja mõelda, sa tead, mis toimub. Ja nemad ei teadnud, mis see vihm on, mis taevas on vihma, me pole pilvegi näinud.
Kuidas see kirjeldab midagi inimesele, mida ta näinud ei ole kunagi? Ainult seda kirjeldab, mis Jumal annab sulle. Vihm hakkab, ta ütleb, et taevas hakkab sadama. Jumal ütleb ära. Ja mida inimesed tegid, nad naersid teda, nad mõnitsid ja samas Noa uskudes Jumalat, seistes, iga päev ehitades laeva ja kuulutas, parandage meelt. Ja noh, me teame ise, mis juhtus. Noa läks laeva, kõik tahtsid ka, ei saanud. Ja lihtsalt sellepärast nende südamed olid kinni Jumala jaoks ja selle sõna jaoks, mis Jumalal oli neile. Tegelikult, kui sa mõtled juba tol ajal, meil on tänapäeval päästesõnum maailmale viia. Me oleme päästetud, me tunneme Jeesust ja me peame minema, inimesed võib-olla naeravad meid, mõnitavad meid, ükskõik mida nad teevad, see oli see, mis Noaga juhtus. Aga miks Noa süda oli nii kinni Jumalas, ta käis ja kuulutas, kuule, parandage meelt, sest häving tuleb. Me tahame käia ringi, kui meil on see Jumala süda. Et kuule, te vajate Jeesust. Tõenäoliselt suurem osa inimesi matkib tänapäeval, võib-olla naeravad, mis iganes, või ei taha üldse, et jätta rahule, minu elu on korras, ükskõik, võib-olla Noa päev oli sama, kui tuli see päev. Kiitus Jumalale, meil on tänapäeval natuke teised ajad, aga ikkagi see päev tuleb. See päev tuleb, varem või hiljem tuleb päev, kus me kõik seisame Jumala ees. Anname vastust igast sõnast, igast teost. Tänu kiitus Jumalale meie puhul Jeesuse vere eest. Amen. Aga samas, Piibel ütleb, et ka meie anname vastust igast sõnast, igast. Me kanname vilja, me läheme Jumala ette ja iga töö saab avalikuks. Kas pole mitte niimoodi? Kas pole mitte äge minna isa ette, et isa, vaata, minu töö on imeline. Ma tegin seda, mida sina tahtsid. Enne rääkisime natukene, tuli jutuks, et tihtipeale inimesed tahavad teada, kus on see piir. Oled sa kuulnud, et kus on see piir, kui kaugele ma võin minna? Oled sa kuulnud, ühe jalaga maailmas, ühe jalaga Jumala juures? Inimesed otsivad seda piiri, kus on see piir? Ja mina ütlen, miks me otsin piiri? Teeme kõik, et isale meeldib, isale meeldib ja minna sellest piirist võimalikult kaugele. Kas pole mitte niimoodi tegelikult? Et Jumal, ma ei otsi seda piiri, ma teen kõike, mida ma armastan sind, Jeesus. Amen. Ja kui see kõik läbi oli ja Noa ohverdas Jumalale ohvrid ja Jehova tundis meeldivat lõhna. Jehova mõtles oma südames, ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtles on kurjad ja lapse põlvest peale ma ei hävita ka enam kõiki, mis elab nõnda, nagu ma olen näinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Me peaksime tegema alati seda, mis on muutmas Jumala südant. Amen. Et ta ei mõtle seal, et see, et Jumal, mida ma saan teha sinu jaoks? Aga need mõtted meie sees tulevad siis, kui meie süda on kelle käes? Jumala käes. On keegi olnud armunud siin? Oled sa olnud armunud? Ei mäleta enam. Kui sinu süda on kelle käes, sa oled armunud, ükskõik mida, räägime inimlikust või räägime Jumalaga, räägime on keegi kogenud esimest armastust? Seda ei oleks. Ja. No täpselt ongi. No, me ei pea häbenema, ja ma olen kogenud, Kuidas me käitusime? Ei mäleta. Meil ei saanud see kunagi piisavalt. Mina mäletan, kui ma sain päästud Jumala juurde, mul ei saanud mitte kunagi Jumalast piisavalt. Siiamaani mul ei saa Jumalast piisavalt. Ma siiamaani armunud. Siiamaani mul ei saa piisavalt. Miks? Sest minu süda kuulub kõigepealt Jumalale ja siis minu armsale naisele. Amen. Samamoodi meil kõigil peaks olema. Esimene koht on alati Jumalal meie elus ja siis, kes iganes järjekorras tulevad. Amen.
see on hämmastav, kui palju kirjakohti südamest piiblis on. Kui midagi on väga palju piiblis, me peaksime võtma päris tõsiselt seda. On ju nii? Kui palju räägib nendest inimestest, kelle süda jäi kõvaks ja kui palju räägib nendest, kes südamest teenisid ja tegid Jumalat. Amen. Üks huvitav koht on piiblis. Näiteks, kui süda jäi külmaks. Esimeses Mooses 45:26. Ta räägib siis, kui siis Joosepi vennad tulevad Iisraelist tagasi ja räägivad Jakobusele, toovad sõnumi. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid, Joosep elab alles ja on nimelt kogu Egiptuse maa valitseja. See on sõnum, mis tuli. Aga Jaakobi süda jäi külmaks, sest ta ei uskunud neid. Kuidas see huvitav oli, selle juures ma hakkasin mõtlema. Ta kuulis tõde, tuli informatsioon, aga ta otsustas mitte uskuda, miks, sest süda jäi külmaks. Kui meile tuleb informatsioon Jumala sõnast, Jumala sõna ütleb meile midagi. Ükskõik, mida ta ütleb meile. Ta ütleb, et sa oled tema vermete läbi terveks saanud. Sa suudad tema läbi. Või teistpidi, andke andeks, käige armastus. Ükskõik, mida me kuuleme, armastus on tegelikult, kas see kannab vilja või ei kanna vilja, meie jaoks on see otsus, mida me teeme oma südames. Kui me usume, et Jumal, sinu iga sõna on tõdes. Ma ei vali midagi välja, ma ei muuda midagi, ma võtan selle vastu, siis see kannab vilja. Ja see toodab selle järgi, mis seal kirjas on. Aga kui me teeme otsuse, et seda kirja kohta ma ei saa uskuda või see kirja kohta, ei, see ei ole. Räägime murede heitmes, räägime armastusega, pikka meile kannad. Ükskõik, mida me räägime, räägime jõuks, kui paljudel inimestel, kõige lihtsam tuua näite tervise ja jõukuse koha pealt. Kui palju inimesi ei usu tervist, on ju? Usud, et Jumala taha on haige olla. Ja nad ongi haiged. Paljud inimesed, mul on isegi omal tuttavaid või ma olen kokku puutud inimesega, kes ei usu üldse jõukusesse. Sa võid anda neile 10 kirja kohta piiblist, 20 kirja kohta piiblist. Aga kui inimene teinud otsuse, ma ei usu seda, mis seal kirjas on. Ma ei taha seda, siis ta ei võta vastu, mis seal kirjas on. Ja ta ka ei saa seda, mis seal kirjas on. Nii see on. Ja kui me jõuame käskude raamatusse, siis hästi palju huvitav on see 5. Mooseses, on hästi palju kirjakohti selle kohta, Jumala sõna ja südame. Viies Moose 4.9 ütleb väga huvitavalt. Ole ainult palvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud. Ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja ja kuuluta oma lastele. Vaata, kas ütleb, kõik, mis oled näinud, hoia kinni. Kui kaua? Üks huvitav sõna, hoia neid südames kui kaua? Kogu oma eluaja. Ja räägi nendest ka lastele ja lastelastele. Kui kaua me peaksime seda sõna oma südames hoidma? Kogu oma eluaja. See elu, mis meil siin maa peal on jäänud, me peaksime hoidma südames. Kui Jumal on teinud su elus midagi ja midagi head, kui kaua sa hoiad seda oma südames? Kogu oma eluaja ja sa saad rääkida, tead, Jumal tegi seda, Jumal on teinud seda, Jumal on teinud seda. Ja kui me hoiame värskelt meeles, mida Jumal on teinud, hoiame seda oma südames, siis ükskõik, mis olukord, situatsioon elus tulevikus tuleb. Me teame, et kui Jumal tegi ühe korra seda, mis see kord, siis probleem ei ole probleem. Ei ole järgmine kord, ei ole ülejärgmine kord probleemi. Aga miks inimesed jäävad Jumalast eemal, ongi nad ei hoia Jumalat oma südames või seda, mida Jumal on teinud. Kui Jumal on teinud, ükskõik, mis olukorrast on meid välja toonud, ja kurat tuleb järgmise olukorra, kas Jumal suudab ka sellest välja tuua? Absoluutselt, pole probleemi.
Aga palju lihtsam on see, kui me hoiame kõik oma südames, mida Jumal on teinud. Eriti hoiame tugevalt südames tema sõna. Ja kui kogu oma eluaja me hoiame südames, tead, ükskõik mis olukord on, ükskõik mis situatsioon on, Jumal ei muutu. Jumal ei muutu. See on see, mis oli Iisraeli languseks, oli see. Nad lasid väljaspoolt tulla informatsiooni. Vaata, miks Iisrael langes? Üks suurim langus oli see, nad tahtsid endale keda saada? Kuningat. Jumal hoiatas neid. Mina ütlesin, ma olen teile kuningaks, ma olen teile jumalaks, ma olen teile juhiks. Ta ütles seda, on ju. Ei, me tahame kuninga. Jumal hoiatab, kui te võtate endale kuninga, siis te hakkate maksu maksma. Te hakkate, tütred ja lapsed ja pojad lähevad kuninga teenistusse. Nad lähevad sõjaväkke. Ta hoiatab kõike, mis tuleb sellega. Mis juhtus? Nad nõudsid. Ja tead, mis oli kõige kurvem selle juures? Jumal, et okei, fine, ma annan teile siis. Põnev on selle juures, Jumal ei keeranud Iisraelile kunagi selga, aga Iisrael selle otsuse tagajärjel, mis tegi? Ta kannatas, kas polnud niimoodi. Ja sõjad ei lõppenud ja häda oli ja kogu aeg nad olid maksud, asjad, kõik nagu. Aga kui teate, kui Jumal oleks nende Jumal olnud, nagu kohtumõistjate raamatus. Midagi oli, Jumal kogus rahvakokk, midagi oli, Jumal kogus rahvakokk. Ta andis Simpsoni ja kohtumõistjate raamat annab palju siukseid, kes tõusevad Iisraeli seas ülesse. Ja Jumala süda on hämmastav, mind hämmastab Jumala süda. Iga kord, kui Iisrael langes ja Jumal hoiatas läheta vangipõlve ja nad lõpetasid vangipõlves, ükskõik mis juhtus. Hämmastav iga kord, kui Iisraeli rahvas pöördus südamest Jumalat otsima. Jumal tuli ja päästis nad iga kord ära. Mina mõtlen, miks me üldse peaksime langema. Õpime Iisraelit, õpime enda vigades, õpime kõik millest ja hoiame kõvasti kinni Jumala südamest. Ärme unusta ära tema käest, ärme unusta ära. Ja nüüd elupäevad, mis meil on jäänud, me paneme selle väga tugevalt oma südamesse. Amen. 5. Moose 4:29. Siis ta ütleb, siis te otsite seal Jehovat oma Jumalat ja sa leiad ta. Kui sa otsid Jehovat oma Jumalat, siis sa leiad ta, kui sa teda otsid, kuidas? Kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kas pole mitte sarnane esimese käsuga? Armasta oma Jumalat, kuidas? Kõigest südamest, kõigest hingest ja kogu oma ihuga. Ühesõnaga kõigega, mis sul on, armasta. Anna oma süda Jumalal, otsi teda taga kõigest. Ükskõik, täpselt sama mul on hea meel, sa lähed kummikuid otsima, nagu sa olid tunnis. Sa ei lähe seda üksid, et Jumal, ma lähen koos sinuga, anna mulle tarkust, anna mulle juhtnöör. See on see, kuidas sa kannad Jumalat enesega kogu aeg igal pool kaasas. Ükskõik, kus sa lähed. On olukord, ja siis iga olukord situatsioon, Jumal, sa oled saanud mulle siin tarkus, sa annad siin tarkus, sa annad siin, ja ta toob välja igast olukorrast kogu aeg, igas situatsioonist. Mitte miskit pole Jumalale võimatut. Ja kui me otsime teda kogu südamest, siis me ka leiame teda. Siis tea täna ja talleta oma südamesse. Kui ta ütleb Iisraeli rahvale järgmine salm, 39, 5. Moos 4:39, siis tea täna on. Nüüd me teame täna midagi. Tahad sa teada, mis edasi tuleb peale seda? Ikka tahad teada. Talleta oma südames, et Jehova on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole. Kui ta ütleb rahvale, talleta see, pane see oma südamesse. Jehova on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Teist ei ole. Amen. 5. Mooses 5:29 Jumal ütleb Iisraeli rahvale, oleks neil ometi selline süda. Millist süda Jumal ootab? Millist süda? 5. Moosese 5:29 ütleb, oleks neil ometi niisugune süda. Täpselt. Et nad mind kardaksid ja peaksid alati
kui tihti? Kogu aeg. Mida? Kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi, kui tihti? Igavesti. Igavesti, kogu aeg. Hästi käiks. Kui te mõni mõtleb, millist südant Jumal tahab, et mul oleks. Jumal, mis sa tahad, et ma oma südames teen? Jumal ütleb sulle, oleks neil ometi milline? Selline süda, et nad mind kardaksid ja peaksid minu sõna. Miks ta tahab seda? Mis on see eesmärk? Et endale orju teha, et endale teha mida? Et meie käsi hästi käiks. Kui kaua? Igavesti, kogu aeg. Kui mõni mõtleb, aga mul ongi selline süda või see, või Jumal, millist süda sa tahad? Siis Jumal ütleb, oleks sul selline süda, et sa mind kardad ja minu käske vead. Siis käib su käsi hästi igavesti ja su laste käsi käib hästi igavesti. Või 5. Moosese 6.5 ütleb niimoodi. Armasta Jehoovat oma Jumalat. Kuidas? Kõigest oma südamest, kõigest oma hinge, kõigest oma väest. Järelikult, kuidas me armastame Jumalat? Kõigega, mis meis on. Ja 5. Mooses 6.6 ütleb, ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kas pole huvitav? Ja kui me tahame olla edukad, tahame olla, siis midagi peab juhtuma meie südamega. Ja see on üks huvitav karakteristika. Nüüd ma saan aru, mida rohkem ma olen sõnas palves, ma olen olnud palju sõnas, ma olen palju palves, aga mida rohkem ma veel olen, seda rohkem ma hakkan tundma isa südant, Jumala südant. Vähem ma räägin inimestest, vähem ma räägin üldse halb, ma olen niigi väga harva kedagi üldse külajutte või rääkinud või midagi, võib-olla kunagi ammu, ma ei ole aastaid seda teinud, aga mida rohkem ma tunnen isat, mida rohkem, seda veel vähem ma tahan seda kuulda, vähem teha. Ma tahan, et inimesed näeksid isa südant. Ma tahan, et nad kogeksid Jumala armast. Ma tahan, et nad kogeksid Jumala headust, Jumala täiust. Kiire andestama, kiire kuulama, kiire meelt parandama. Need on teatud Jumala karakteristikad. Ja kui me võtame Jumala sõna vastu ja läheb südamesse ja Jumal ütleb, andke andeks, näiteks lihtne uuesti, andke andeks, kuidas? Kuidas tuleb andeks anda? Nõnda nagu mul on andeks antud. Ei ole küsimust enam minu jaoks. Kunagi võib-olla oli, ta on seda mulle teinud või ta on toda mulle teinud ja ma tahtsin inimlikult tahad hoida nagu seda krotši, et mul on nagu õigus. Aga mida rohkem sa käid Jeesusega, mida rohkem sa oled Jumal, kes sa mõtled, Jumal, sa mulle nii palju andeks annad. Sa oled nii meeletu kogus mulle andeks annad. Mul pole probleemi käia andestuses. Mul pole probleemi käia rahus inimestega, rõõmus inimestega. Miks sa oled mulle kõik andeks annad? Ja kui ma panen Jumala sõna oma südamesse ja hoian teda seal kinni. Kas mitte Piibel ütleb, mida on süda täis, sellest suu räägib. Ja kui ta ütleb, kui meie süda on täis Jumala sõna ja Jumalat. Ükskõik, mis olukord, situatsioon tuleb, me leiame alati mingi sõna või karakteristika Jumala sõnast. On see inimeste suhtes, on see olukorra suhtes midagi. See on see lihtne. Midagi juhtub, Jumal, ma annan selle sinu kätte. Ma usaldan sind. Ma heidan oma mure sinu peale. Sa pea hoolt minu eest. Mõnikord olukord on overwhelmed, on nii suur, nii võimas, võtad kätte, helistad. Kuule, seisa koos minuga usus.
palveta koos minuga, seisame usus, anname selle koos Jumala kätte. Ja me teeme seda koos, ütleme, et Jumal, see on sinu probleem. Jumal, me seisame koos usus, anna meile tarkust, anna meile juhtnööre, anna meile mida iganes vaja on. Jumal, ükskõik mis olukord on, mis meisse puutub, me teenime Jumal sind. Ei mingeid tülisid, ei mingeid strife, ei mingeid. Vaid Jumal, igal asjal on olemas lahendus, igal asjal on võimalik. Mis iganes. Me võtame kätte ja räägime. Jumal, mis on sinu plaan tahe? Mida sinu sõna ütleb? Ja kas sa tead, Jumala sõnas on vastus igale küsimusele sinu elus. See ei pruugi küll olla see vastus, mida sina tahad ja sulle meeldib, aga seal on olemas vastus. Kas sa tead seda? Tihtipeale me ütleme, et Jumal, mulle see vastus ei meeldi. Palju korda ütleb, et Jumal, aga see paranda meelt. Jumal, ma ei taha meelt parandada, mulle see vastus ei meeldi. Kui sa saad aru, mis mõtled, Jumal ütleb, et muutu. Jumal! Ja siis mõtleme, et Jumal, ma tahan seda vastust. Tahan seda vastust, mis sul on, see on parim. Ja me paneme selle oma südamesse. Ja mis siis juhtub? Siis oleks neil milline süda? Niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid minu sõna, sest siis nende käsi käib hästi. Kui kaua? Igavesti. Täpselt sama, kui sa paned selle karakteristika läbi Piibli, eriti Vanas testamendis on väga palju, Uues testamendis käsk on meie südamesse juba pandud. Nüüd me valime, kas me hoiame seda või ei hoia, kas me alistume lihale või alistume vaimule. See on meie valik samamoodi, meie tahe pole kuhugi kadunud. Aga meie tahe peaks olema, Jumal, ma tahan seda, mida sina tahad. Ja sina tahad, et ma teeksin sinu sõna järgi. Nagu ta Joosule ütles, mida ta ütleb, ole vahve, hästi tugev, pea hoolsasti kõike, mis sinna kirja pandud. Hoia need oma südamesse, panne tähele. Ärgu lahkuda käsuõpetus raamat sinu suust, kui tihti. Ei päeval ega öösel, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Amen. 5. Moosese 8.1 loeme. Pidage hoolsasti kõiki käske, mis ma täna sulle annan, et te jääksite elama ja paljuneksite ning läheksite päriksite maa, mille Jehova on vandega tõotanud teie vanemaile. Ja tuleta meele kogu teekond, mida Jehovas Jumal sind on lasknud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind kiusada, et teada saada, mis on su südames. Kas sa pead tema käske või mitte? Ja me teame, et Jumal otseselt ei kiusanud rahvast midagi, aga igas olukorras, igas situatsioonis me tõestame Jumalale mida, mis on meie südames. Kui tulevad rasked ajad, tulevad keerukad ajad. Nagu enne siis oli tunnistus, rasketel aegadel me teeme mida? Kiidame Jumalat. Kergetel aegadel mida me teeme? Kiidame Jumalat. Keerulistel aegadel teeme mida? Kiidame Jumalat. Ükskõik mis on vaestel aegadel, mida me teeme? Kiidame Jumalat. Jõukatel aegadel teeme mida? Kiidame Jumalat. Ükskõik mis on, ja see ongi täpselt see sama, mis ütleb, Jumal vaatab ja see näitab tegelikult, mis on meie südames. Ja me võtame need sõnad, paneme oma südamesse. See ongi see süda, mida Jumal meilt ootab. See oli see täpselt samamoodi Taaveti puhul. Mäletad, vahepeal me ei saa aru. Vahepeal on see, et Jumal, mis on? Ja siis tuli, ütleme, kui ta see lugu, kui ta võttis uurija naise võttis ja tegi ja prohvet tuli tema juurde ja hakkab rääkima lugu. Mis lugu ta räägib? Seal oli üks kuningas, kel oli 100 000 lammast ja ta oli kõik rikkalikult. Siis ta nägi ühe inimese lammast, läks ja võttis selle ära ja tappis selle ära. Mida Taavet ütleb? Ütle mulle, kes on see inimene ja ma löön ta maha. See oli tema mõte. See näitab seda, et ta ei saanud aru, et tema oli seda teinud ja võtta prohveti julgust kuninga ees seista. Ütleda, sa oled sina. Mida kuningas tegi? Mida kuningas tegi? Sekundiga parandas meelt.
Ja see on see, täpselt samamoodi. Vahepeal me ei saa aru, ükskõik mis sõnas on. Ja siis me näeme, kuule, ma olen eksinud. Jumal, ma olen eksinud. Anna mulle andeks, ma parandan meelt. Ja see on see, Jumal ütleb, jah, ma annan sulle andeks, lähme edasi. Sa oled mulle südame järgi. See armas tütar, see armas poeg on minu südame järgi. Halleluuja. See üldse 5.8, ma ei hakka ette lugema, aga see 5.8 peatükk, ta räägib päris isegi sellest hoiatusest, et kui Jumal on sind õnnistanud, sind jõukaks teinud, sind rikkaks teinud, siis ta ütleb siin, tegelikult ütleb üks salm sellest, ütleb niimoodi. Ehk ütleb, et siin ta ütleb, loeme 11 salm, vaata, siin on hoiatus, kui Jumala võimas käsi hakkab sinu elus tööle ja sa oled õnnistatud. Hoia, et vaata, ta ütleb hoiatus 8.11, hoia, et sa ei unusta Jehova Jumalat jättes pidemata tema käsud. Vaata, hoiatus, vaata, et sa ei unusta jätta pidamata tema käsud, kohtusseadused, mis ma täna sulle annan. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa heidad ilusad kojad, ehitad ilusad kojad ning elad neis, kui su veised pudulused ligivad, sõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab, et su süda siis ei läheks milliseks? Suureliseks ja sa ei unustaks Jehova Jumala, kes tõi sind välja Egiptuse orjuse kojast. Kes juhtis sind suures ja kartavas mürkmadudega ja korpinidega kõrves põudsel paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivi kaljust, kes söötis sind kõrbes mannaga, mis su vanemad ei tundnud, et sind alandada ja kiusata ja viimaks teha sulle head. Ja ära ütle, mida oma südames. Mu oma jõud ja mu käte ramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Jehova oma Jumalat, et see on tema, kes sulle annab jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandega tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud. Aga kui sa unustad Jehova Jumala ja käid teiste jumalate järele, teenid neid ning kummardad nende ees, siis ma tunnistan täna teile, et te tõesti hukkute. Nõnda nagu rahvad, keda Jehova teie eest hävitab, nõnda hävitab ka teid, kui te ei võta kuulda Jehova Jumala häält. Mis ta ütleb tegelikult? Siin ütleb küll, me võime lugeda, aga tegelikult ütleb, sa võid jõuda kohta, kus ma ei saa sind enam kaitsta ja aidata. Aga ta ütleb, et hoia, et ei unusta Jehova oma Jumalat jättes pidamata tema käsud. See on tihtipeale inimesed, kui kõik on ilus lilleline, kõik on nii vahva, kõik on nii tore, kõik on nii äge, me tihtipeale unustame. Oled sa tähele pannud, kui rasked ajad, sa palvetad rohkem. Oled sa tähele pannud, kui on keerulised ajad, sa usud rohkem. Sa loed sõna rohkem. Sa annad rohkem. Kas oled tähele pannud seda? Aga me peaksime seda sama jätkama siis, kui kõik läheb imeliselt hästi. Et me ei unustaks mitte kunagi ära, et see kõik, mis mul on tänu minu Jumalale. Ja selle käigus, vaata, mis juhtub tihtipeale, ongi see, miks Piibel hoia oma südant enam kõike muud. See on täpselt see sama, mis Iisraeli rahvaga juhtus. Nad said edukaks, jõukaks ja nad enam ei pidanud käske. Ja kui teete, nad jõudsid välja, kas Taavetini kuhugini välja, Taavet, me pole pidanud, paasapüha vist on peetud, aastakümneid on peetud, midagi polnud, mingeid asju, ma täpselt ei mäleta, nad olid ära unustanud, sest nad elasid õitsingu elu. Ja Taavet ei palju tagasi, teised kuningad selle ajal, seda pole tehtud, käsuraamatutki polnud enam loetud kaua aega. Ja siis loeti ette ja rahvas rõõmutses. Mõnes kohas me loeme, mis juhtus. Aga samas, kui sa loed üks sõda teise otsa, üks häda teise, kogu aeg midagi toimub Iisraeli rahvaga. Aga samas on ka, need on alati need ajad,
kui nad on Jumala unustanud, ei pea tema sõna. Et mõnda aega läheb ilusti, kenasti, kõik on lilleline ja siis tuleb ja siis tuleb ja siis tuleb. Samamoodi mõelda Saalomon, ta oli kõik, kui teete, milline Jumala õnnistuse rikkus oli selles kojas. Jumal oli nii võimsalt õnnistanud, nii võimsalt teinud seda kõike, et hõbedad peeti, oled sa näinud sihukest rikkust, et hõbedal pole väärtust? Mina ei ole näinud sihukest rikkust. Hõbe on ikkagi väärismetall. Ja kui teed Saalomoni valitsuse ajal, hõbedal polnud enam väärtust. See oli see õnnistus, see tarku, mis tal oli. Isegi see kuninganna Sheba, kes ta tuli. Ja ta imestas, lihtsalt ta imestas laua kombeid või mis iganes siis oli. Lauas, saad aru, see oli see tarkus, mis Jumal oli. Ja ometi seesama kuningas keeras Jumalast eemal, kes oli näinud Jumalat 3 korda. Ja ometi ta hakkas kummardama ebajumalaid. Ja see võeti kõik ära. Miks see võeti ära? Täpselt selle pärast. See näitab seda, kui tähtis on valvata kogu aeg. Ja kuidas me teame, et meie süda on õige, meie süda on õiges kohas? See ongi see, täpselt see sama. Hoia, et sa ei unusta Jumala jättes pidamata. Jättes pidamata. See on see, kuidas me unustame ära. Me jätame pidamata selle, mis siin kirjas on. Meil pole enam aega. Meil on aiamaaga palju tööd. Meil on põllumaade palju tööd. Näiteks iga kristlane tegelikult võiks võtta, me ei ole küll käsu all, aga hingamispäev on Jumala päev. Pühapäev peaks olema absoluutselt töövaba päev kristlasele. Me ei ole küll käsu all, me ei ole selle all, aga see on Jumal, selle päeva ma pühendan sulle. Või 1 päeva nädalas vähemalt, ma ütlen, see on sinu päev. Kui palju ma olen kuulnud, ma ei saa tulla kogudusse, ma ei saa tulla, miks? Sest mul on vaja põllu peal olla, mul on vaja. Ja ma saan aru tänapäeva ühiskonnas, kus me elame, meil on, kui me tööl käime, näiteks üks armas inimene on tööl täna, aga ma usun, et ta võtab, kui tal on vaba päev, aega Jumalaga, võimalik on alati kohal. Aga ma räägin nendest, kellel on võimalus. See näitab seda, et Jumal, ma austan sind, ma armastan sind, see on mulle kallis. Need on südame printsiibid tegelikult. Siin on päris muidugi väga huvitav on näiteks, ütleme üldse see raha ja asjad on üks kirja kohta välja toodud mulle, et väga huvitav on 5. Moosese 15.9. Ütleb väga huvitavalt. Hoia, et su südames ei oleks nurjatud mõtet. Võdete, ta ütleb, et hoia, et su südames ei oleks mida? Nurjatud mõtet. Mis see mõte on selles kohas? Et sa mõtled 7. aasta vabastusaasta ligineb. Ja see tõttu on siis su silm kuri su vaese venna vastu ja sa ei anna temale midagi. Aga tema hüüab sinu pärast Jehova poole ja see on sulle patuks. Aga mis oli 7. aasta? Keegi mäletab, reegel oli? See oli vabastusaasta. See oli vabastusaasta, kus kõik laenud kustutati ära, kõik võlad. Vaata, kus on Jumala süsteem. 7. aastal oli vabastus, kus kõik laenud ja võlad kustutati. Isegi ma lugesin täna väga huvitavat, ütleme Jumala suhtumist. Kui sul on põld, siis ära niida põllu veereni välja. Ära korja neid viljapäid, mis on maha kukkunud. Jäta need võõrale või viletsale. Järg, kes kõnnib teed või käib, et tal oleks võtta. Ütleb, et ära korja ka viinamarju tühjaks kõike. Jäta mõned sinna. Ära korja viinamarju, mis on maha kukkunud, et saaks sulle jälle võõras. Ja kuidas see on Jumala suhtumine? Ja või meil on sama süda, saad aru? Et Jumal, sa oled mu varustaja. Jumal, sina teed mu vajadused. Jumal, ma usaldan sind kõiges. Mida ma saan teha?
ja tead, ma mõtlengi tihtipeale, kui ma kuulan ka neid, vaata üks huvitav karakteristika, kui me räägime, miks ma olen toonud välja väga palju neid Kenneth Hagenit, Jumala, ja nad on pidevalt sõnas, sa kuuled Kenneth Hagen ööde kaupa võttes sõna, osaduses Jumala, kogu aeg osaduses Jumala, kogu aeg kuuled, ma olin seal, lugesin sõna, ma olin palve, mis iganes, ja sa näed nende karakteristikat, Jumal ütleb neile midagi teha. Nad kohe teevad. Ja suurem osa on tegelikult, ma olen kuulnud, et tunnistusi finantsidega. Ma ütlen, ma olen rääkinud Kidmore, andis ära viimase. Churchwell andis ära viimase. Miks nad suudavad ära anda viimase? Sest nad teavad, et minu Jumal on minu varustaja ja ta tõi esimest korda selle mulle, see probleem talle teist korda tuua. Miks? Nad tunnevad lähedaselt Jumalat. See on see süda, kui me tunneme Jumalat. Me otsime Jumalat, kuidas? Kõigest südamest. Meil kõigil on mingi maa minna veel, on ju nii. Aga see on see lihtsalt see, ja Jumal otsib neid, milliseid inimesi, kes siira südamega hoiavad tema poole, et ennast võimsasti näidata. Ta tahab näidata oma väge meie elu. Järelikult, mida siiram süda ja ausam süda meil Jumala poole on, sa rohkem me näeme tema väge oma elus. Kas pole imeline? Ja vaata, see ongi see, ma nimetan, aga kuidas ma tunnen ära oma südame, kus mu süda on? Jeesus ütles, et seal, kus on su varandus, seal on su süda, mis on meie jaoks kõige tähtsamad. Mis me paneme, kuidas, või siin ta ütles, et kus ta siin just ütles, me lugesime ühte kirja kohta, otsi Jumalat kõigest südamest, et oleks sul ometi selline süda, mäletad, oleks sul milline, et sa kardaksid ja hoovad ja peaksid kõiki tema käske, sest siis tõesti, vaata see ongi see, et räägime kas või armastuskäime, andestuskäime, kõik need 10 maksmised, kõik need, see on lihtsalt puhas usaldus. Ma usaldan Jumal sind ja sinu sõna ja sina teed ülejäänu. Ja mu käsi käib hästi siin maa peal. Aga me teeme seda kõike, kui see on meie südames. Seepärast Piibel ütlebki, hoia oma südant. Kuidas? Enam kui kõiki, mida sellest lähtub elu. Amen. Isegi Uuel Testamendil Jumal on andnud meile uue südame. Ta on kivise südame, Piibel on meil lihas, Jeesus on meie elamis, aga me võime ometi selle kõvaks teha ja kangeks teha. Amen. See ongi, ta ütleb valva. Ja mida süda täis. Ja mõtleb, tihtipeale ongi see, et mõtleb, et kuidas? See on see alandus Jumalas, et kui nüüd rasked ajad tulevad, et midagi tuleb, kui kiiresti ma mossitan, kui kiiresti ma solvun, kui kiiresti ma pahandun, kui kiiresti ma kibestun, kõik need asjad, see ei ole mitte see aga see on see, et see näitab, et oot, Jumal, mul on veel kasvada, Jumal, ma ei taha olla selline. Ma panen oma sinu sõna rohkem endasse. Mõne mõtleb, kuidas ma hoian oma südant, et ma kardaksin Jehoovat, peaks tema käske. Et käib mu käsi hästi. Ja ära tunda, ongi täpselt see, me vaatame, kui on mul õitsengu aeg, kas ma teen ikka Jumala sõna järgi? Kas ma ikka käin kohus, kas ma ikka loen sõna, kas ma ikka olen palves? Need kõik näitavad seda tegelikult meie südame asju ja südame olukorda. Amen. Ja Piibel ütleb, õige inimese südamest tuleb palve. Teeb suure vägedes. Ja kui meie süda on õige Jumala ees. Amen. See on täpselt nagu Taavet. Me ütleb, aga ma olen seda. Taavet tegi ka eksis. Aga nii kui ta avastas, et ta on eksinud, nii kui ta avastas midagi valesti, esimene asi ta tegi mida? Parandas meelt ja muutus. Amen. Ja meie puhul on see, et Jumal tahab sinu südant. Ja kui Jumalal pole sinu südant, tal pole sind. Nii lihtne see ongi. Amen. Ma tean, et meie südamed on Jumala käes. Me oleme siin täna teenimas teda, aga alati on võimalik veel sügavamale sisse astuda selles. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme selle ette, Jeesus, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Sa oled väeline, auline, Isa tõesti. Näita meile oma südant. Ja Isa, et me oma südant võiksime sinu ees õiged hoida ja käia
Ja Isa süda on nii tähtsad, südamehoiakud on nii tähtsad. Isa tõesti, nüüd kirjakohti on nii palju. Isa, ma ei jõudnud isegi välja tuua luua 2 kuningast. Halleluja, Jumal tuletas meelde, ma tahan tuua need välja enne kui me läheme. Kui ma leian nüüd üles kiiresti. Siin ongi 1. kuninga 15-14. Ütleb niimoodi, 1. kuningade 15-14, aga ohvrikünkad ei kaotatud, ometi oli Aasa süda siiras Jehova vastu kogu ta eluaja. Ta küll hävitas neid tasapisi ja tegi kõik ei kadunud ära, aga tema südame siirus Jumala vastu ei kadunud kunagi ära. Teise ajaraamatu 25:2 ütleb niimoodi jälle samast teisest kuningast. See Amasja on see kuningas. Tema tegi, mis õige oli Jehova silmis, aga mitte siirast südamest. See on see koht, kui me näeme, kus Jumal otsib meie südant. Iga teo taga peaks olema. Õiged teod on õiged teod, aga kui ma teen õiged tegusid, Jumal, ma teen sellepärast, ma armastan sind. Ja kui ma eksin või kuskil midagi oli, Jumal, ma olen siiras, ma tahan käia sinu palges täielikult õigesti. Jälle me näeme, alati on see südamehoiakut. Jumal vaatab meie südamehoiakutele esimesena. Amen. Halleluja. Isa, me täname, kiidame, austamisi. Isa, me tänan, me oleme täna siin teenimas, me lüüme aega ülistuses, Isa, me tõime oma südamed sinu ette. Ja Isa, me jätkame kasvamist, jätkame käimist sinuga. Siirast südamest. Isa, kuskil on vaja muutust, kuskil on midagi ja me oleme avatud. Isa, me ei näe võib-olla kõike või on kuskil midagi, sinu sõna. Isa, me avame oma südamed sinu sõnale täiel määral, täielikult. Näita meile oma püha vaimu läbi. Ja Isa, me oleme kiired meelt parandama, kiired muutuma, kiired haarama sinust kinni ja sinust hoidma kinni. Ja ükskõik, kui hästi meil läheb, ükskõik on, Isa, tõesti, et me ei unustaks sinu käski, me ei unustaks sinu sõna. Et me ei jookseks ainult sinu juurde, siis kui rasked, et peaksime kogu aeg sinu. Kogu aeg käiksime sinu. Isa, me täname, kiidame, ülistame, austame sind. Auline, väeline, imeline Jumal oled. Amen. Amen, amen, amen. Me Jumal on imeline. Jumal on auline, väeline. Halleluja. Amen.